ja mis aitab? Harrastussport. Harrastussport ehk siis regulaarne treening. Aktiivne liikumine. Aktiivne liikumine tegelikult tõstab sinu kehas mitokondrite arvu. See on üks põhjus, miks me peaksime just vanuse kasvades tegema regulaarset trenni, et nende mitokondrite seisukord oleks parem. Külmašokk või nagu külmaprotseduurid iseenesest toimivad. Külmateraapia või kuidagi. Külmateraapia, kõik need nagu peale sauna, hüppan külma vanni, külma duši, lumes seansid, sobramine. Just need kõik, lumes sobramine. Lumes sobramine. ja siis polüfenoolid toidus. Ehk polüfenoolid on sellised antioksidantsed ühendid, mida saad näiteks granaattõunast, kreeka pähklitest, avokaadodest. Oliiviõli sisaldab ka palju polüfenoole. Et need samamoodi mõjutavad siis nende mitokondrite tervist. Ja tasub nende väikeste tegelaste peale mõelda. Sellest tegelikult sõltub sinu kehas väga palju. Üleüldine energia tootmine, ka elundites, kõik meie keharakud, mõned vähesed ei sisalda. Enamus meie keharakud sisaldavad mitokondreid. Ehk siis nendest mitokondrites on otseselt kinni nagu selle elundi või selle organismi või meie keha energia tootmine ja tervis. Just.